ravimid versus kaalukirurgia, kas neid peab omavahel vastandama? Minu seisukoht on, et nad täiendavad üksteist, tegeleme ju täpselt sama probleemiga, milleks on rasvumine ja nii nagu paljude teiste keeruliselt ravitavate haiguste puhul, et ju omavahel parema ravitulemuse saavutamiseks kombineeritakse erinevaid ravisid. Kui me võrdleme omavahel ravimite ja kirurgia toimet, siis me näeme seda, et kirurgiline kaalulangus on oluliselt suurem kui ravimite puhul. Kirurgia osas on meil ka palju rohkem pikaajalisi uuringuid, ulatudes siin juba 20-25 aasta taha, et me näeme, et see kirurgilise ravi kaalulangus on keskmisel patsiendil püsiv. Et ravimite puhul me näeme mõnevõrra väiksemat kaalulangust, eks meil ei ole täna ravimite osas pikki uuringuid, et nad ulatuvad sinna maksimaalselt 4 aasta, 5 aasta taha. Ja ma arvan niiviisi, et tulevikus me kombineerime neid kahte meetodit. Tegelikult me näeme seda ka täna, sellepärast et enamus patsiente, kes täna kirurgiasse jõuavad, et nad oma raviteekonna jooksul on varasemalt juba ravimeid proovinud. Ja põhjus, miks nad kirurgiasse tulevad, ei ole sugugi mitte see, et ravimid nende puhul ei ole olnud efektiivsed, vaid see, et ravimid on teinud seda, mida ravimid suudavad. Ütleme, et see on seal 8-10% kaalulangus, aga kui patsient ootab enamat, ütleme, siis on tal ka palju lihtsam teha seda sammu kirurgiasse. Et kirurgina ma tervitan ravimeid, ma arvan, et see on väga hea täiendus rasvumise ravi arsenali ja ütleme, ta pakub lahenduse nendele patsientidele, kes enda puhul siis ükskõik kas näidustuste puudumise tõttu või siis ütleme, patsiendi enda hirmude või hoiakute tõttu kirurgiat sellise variandina ei kaalu.